15 sekundit. Tallinna rattamaratoni võitja Gert Jõer, palju õnne! Aitäh! Täna otsustasid minna põhisõidudistantsile, kuigi võimalus oli ka võtta XXL sõit. Eelmisel aastal sa selle võitsid. Millest selline otsus? Kuna põhisõidul on ka vahefiniš, mida XXL-il ei ole, millest saab kokkuvõtte jaoks olulisi punkte, siis lihtsalt oli vaja sõita. Ja lisaks homme mul veel üks võistlus, et siis ka veits jõuvarusid säästa. Tänane sõit läks jälle sinu taktikepi all põhimõtteliselt. Raido Saarega te natukene aega alguses koos olite, aga siis juhtus, mis ikkagi jõuvahekorrad pandi paika? Jah, et enamus sõitu sõitsime koos, et jõudsime Pukimäele, kus seal 4 korda oli vaja üles sõita erinevat nurgalt. Ja siis kolmandal tõusul mõtlesin, et võiks natukene üritada, et mitte täitsa lõpu peale ja sest ma 100% kindel ei olnud endas, et mul väga super tunne ka ei olnud, aga siis saingi vahe sisse ja väikse vahe ja järgmise tõusu panin ka veel otsa, nii kuidas torust tuli ja siis jäi veel 15 kilti sõita, et siis tuli ära. Mõeldes natukene ka edasise peale, siis nüüd Jõelähtme, mis järgmine etapp on samuti XXL sõit 90 kilomeetrit, seal selguvad ka Eesti meistrid maastikuratamaratonide sõidus. Milliseid mõtteid sa mõtled enne starti, lähed võidu peale? Jaa, kindlasti tahaks võita küll, et see on eriti seda Eesti meistritiitlit, et kindlasti see ei saa olema kerge, sest et ma arvan, et peaks tulema Peeter Pruus ja võib-olla Martin Looga, kuidas tal varianti on, aga seal on kindlasti kõik Eesti kõvemad kohal. Ja rada on ka väga raske Eesti mõistes, et saab kindlasti väga huvitav olema. Tegelikult järgmisel nädalavahetusel seisab sul ka päris korralik katsumus ees, kui mõelda Estonian Cycling Weekendi peale, sa oled Eesti koondisega ju seal väljas. Mis Eesti koondise plaanid on? Eesti koondis on see aasta nii kõva koosseisuga, et seal on ainuke variant ongi kinni panna seal kõik, mis annab, et muud varianti ei ole lihtsalt. Hoiame pöidlad peos, Gert, palju õnne sulle! Jah, aitäh! Tigel korra kokku.